Pavel Maarin ka siin. Pavel, proovime kiirelt teha, sest et enne kui tuul ära viib meid siit. Küsin sinu käest alustuseks, kui hull oli selle tuulega mängida, kui palju nagu pidi tegema mingeid asju teistmoodi, mida tavaliselt ei pea tegema? No jah, et hull oli küll, jah, aga mõlemal on meeskonnale hull selles mõttes, et vabandusi pole, aga jah, et päris külm ja päris tugev tuul, et pidi korrektuure tegema. Ise vaatasin, sa üritasid, kui sa sealt vasakult ääret sisse lõikasid teisel poolajal nagu kruttida neid palle kangesti just nii, et noh, kui ei saa keegi pead vahele, äkki läheb sisse, oli see sul nagu teadlik valik? Ja tegelikult pingi pealt treenerid ütlesid, et pole mõtet seal päid otsida, parem nagu sinna raami lüüa, et võib kõike juhtuda, et see tuul viib ise sisse, aga noh, natuke ei puudu. Aga lõpus ikkagi pall tuli Jonesilt ilusti pea peale, et Tsivelekidisele ja mängu viimase puutega värav, sellega kindlasti võib rahule jääda 1-1 teie jaoks, arvestades tänase mängu käiku kindlasti ka okei tulemus. Ja, et tulime kindlasti siia 3 punkti järgi, aga et lõpuks ometi meie võtsime midagi viimasel sekundil ära, et ma usun, et see 1 punkt võib meid palju aidata, aga ei saa ikka nagu päris nagu rahul olla ja esimeses väravas ka, et olin mina süüdi selles, et päris pikalt olin ilma pallita, siis sain jalad külmad ja tuli siuke nagu praak sisse ja kohe karistati ära, et aitäh Tsivelekidisele, kes põhimõtteliselt päästis mind nagu, et tõi kastanid tulest välja. Aga emotsionaalselt, nagu sa ütlesid, teie jaoks kindlasti oluline, et üks lõpp ka teie kasuks läks nüüd praegu? Ja kindlasti hooaja alguses me andsime seal, ma arvan, et ligikaudu 5 või 6 ära neid viimasel sekundil, et lõpuks saime nagu 1 tagasi, aga ikka ei ole asjad tasakaalus nii-öelda. Et veel on 5 mängu, et proovime viimaste minutitega või varem ära otsustada. Mäng lõpuks nagu see hooaeg, et lõpuni välja kõik ikka tasavägine. Ja. Aitäh sulle, jõudu!